Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mida jutu ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja emalgi on vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios, otsestuudios ütleme Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Laulis Ruja, laulu nimi Inimene õpib, Rein Rannapi viis ja Ott Arderi sõnad. Ja kui te lubate, siis nüüd kordan siis seda refrääni. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Ja nüüd ma tsiteerin peaminister Kristen Michalit. Ma palun vabandust. Minu arvates polnud sõnakasutus korrektne, aga see polnud kellelegi suunatud. See on üldine eluline fakt. Loodan, et keegi ei tunne end puudutatuna, ei isikuliselt, sooliselt ega fraktsiooniliselt. Nii et kui ma ütlesin, et inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, siis see polnud kellelegi lihtsalt otseselt mõeldud. See oli lihtne, üldine eluline fakt. No ja lihtsalt võib-olla oleks siis peaminister pidanud nagu laulma samal moel, nagu me Rujalt kuulsime. Küll aga on ju inimkäitumisest teada, et kõik sellised vabandajad, kes üsna otseselt oma esialgse emotsiooni kellegi suhtes välja valavad, mis ka antud juhul ju nähtavalt selles Riigikogu saalis toimus, öelgu Michal mida tahes pärast seda, on ikkagi ja pärast vabandavad, ütlevad, et oi, ma ütlesin küll, aga mul on väga kahju, et seda valesti mõisteti. Noh, neid klassifitseeritakse lühidalt sotsiopaatideks. Ja täpselt, ma veel annan täpselt selle tausta juurde, et kui Kovalenko-Kõlvart soovis Michalilt teada, kelle ettepanekul suundub Keit Kasemets Kliimaministeeriumist kantsleri kohale ja miks siis muudeti seadust nii, et riigikantsleri ametikohal ei pea enam olema juriidilise kõrgharidusega inimene, võib olla lihtsalt kõrgharidus, siis vastas peaministril talle niimoodi, et tegelikult on tegu ühe seadusmuudatuse ettepanekuga, mis tehti juba Keskerakonna sel ajal, kui Keskerakond oli valitsuses ja maha istudes oma kohale pööras ta ennast siis tema kõrval istunud Vladimir Sveti ja Erkki Keldo poole ja ütles siis niimoodi, et loll on ikka raske olla ja mõlemad mehed ma ei tahaks öelda irvitasid, aga niimoodi muhelesid mõnusalt. See hetk ei olnud ilus, Riigikogu juhataja Lauri Hussar ütles, et tema ei kuulnud, kuna tema mikrofoni või tema helisüsteemis olevat viide või kaja või mis iganes sees.
tema seda ei kuulnud ja ka Kovalenko-Kõlvart ei kuulnud seda päris alguses, aga talle saadeti see video, vaatasin ise ka seda videot ja tõepoolest selline pole ju midagi uut, selles on kord ka Riigikogu juhatajana töötanud, on varemgi öelnud siis ühte teist saali kohta, rahvasaadikute kohta on öeldud koguni ka idioodid. Maailmas üldse on üsna mitte vähe olnud neid juhtumeid, kui siis olulised inimesed, poliitikud, riigimehed ei pane tähele, et mikrofon on sisse lülitatud ja ütlevad midagi otsesõnu nõmedat nende kohta, kellega nad on üldse asju ajanud. Nii et ütleme, see on reha, mille peale riigimehed ja poliitikud aeg-ajalt ikka astuvad, aga kui see sünnib Riigikogus ja suure rahvahulga ees ja seda saab ka televiisorist otse vaadata, siis on see ikkagi mage. Jah, ma olen sinuga nõus, Priit, ainult et see ei ole midagi erakordset. Riigikogus ja Riigikogu sõnavõttudes eriti, kui on tegemist vaba mikrofoniga või arupärimistele vastamisega, siis selliseid sõnakasutusi tuleb ikka ette. Ja see on nüüd Riigikogu töökultuuri küsimus. Meenutage, Jürgen Ligi omal ajal sai kõvasti vastu päid ja jalgu oma ütlusest, mis oli suunatud tänasele Tallinna linna peale, sotsile. Ta ütles ju sisserändaja poeg punasest erakonnast, eks ole. Nii et taolisi solvavaid kujundeid kõlab Riigikogu saalis, aga kõlab ka teistes parlamentides kindlasti päris palju. Ka Briti parlamendis on olnud korduvalt arutlusel see, kuidas sealsed parlamendiliikmed oma sõnu kasutanud on või kasutada võiks. Nii et selles mõttes see ei ole midagi ebatavalist, see ei tohiks nii olla, aga see ei ole midagi, mis kirjutatakse Eesti ajalukku, ütleme. See on teine aspekt veel, et see, kuidas siis selge see, et peaminister ei saa pöörata selga ja jalutada sellise lapsuse juurest eemale ja kõik said ka päris hästi aru, miks ja kellele see oli öeldud, aga kui me vaatame tema vabanduse palumist ja loeme seda, ma palun vabandust, minu arvates polnud sõnakasutus korrektne, jah, see on kõik okei, nüüd ma tsiteerin edasi, aga see polnud kellelegi suunatud, see on üldine eluline fakt. Loodan, et keegi ei tunne end puudutatuna isikuliselt, sooliselt ega fraktsiooniliselt. See on jälle selline klassikaline poliitiku vabandus, kus tegelikult just nagu vabandatakse, aga tegelikult ikkagi ei vabandata mitte kellegi. Jääme siis edaspidigi ootama peaminister Michalilt erinevaid selliseid purtsakaid emotsionaalselt, näiteks kurat, raisk 2+2 on 4. Ja sellega me võiksime siis selle teema läbituks lugeda, sellepärast, et järjekordselt on kinnitust leidnud, et ega võimu juures oli, et nii-öelda psühholoogiline profiil on omapärane. Aga tulles tagasi selle alguse laulu juurde, et inimene õpib kuni elu, õpib kogu elu, aga ta ei pruugi tegelikult lollina siiski surra. Nii et soovime ka siis peaminister Kristen Michalile seda, et inimene õpiks kogu elu ja õpiks ka iseenda vigadest. Ja läheme nüüd järgmise teema juurde. Eestis on suur diskussioon selle üle, kuidas ja kas riik peaks kaasa aitama või ise lööma kaasa lõhkeainete ja relvade tootmisel ja selle mööduva nädala suur teema oligi siis lõhkeainetehase loomine, ehitamine, kes seda võiksid käitada, kes võiks ehitada ja kas riik peaks või võiks olla suur osanik selles ettevõtmises? Peab küll. Lõhkeainest on puudus. Relvadest on NATOs ja Euroopa Liidu liikmesriikides puudus. Ja kõik NATO liikmesriigid praegu rohkemal või vähemal määral otsivad võimalusi investeerida või kaasata investoreid kaitsetööstuses. Nii et see on tegelikult väga tõsine teema. Ei, teema on tõsine, et lõhkeainet on vaja, teema. Aga nii-öelda, et riik peaks sellega tegelema. Jumal. Riik peab niikuinii seda eest lõhkeainet peab valmistama. Ei, lõhkeaine valmistamise... See tähendab seadusi, mis võimaldavad ettevõtjatel lõhkeainet valmistada. Absoluutselt, aga see on riigi asi. Ja, aga riik ütleb, et me teeme ettevõtte. Riik on öelnud, et me teeme ettevõtte, mis hakkab lendama. See on läbi kukkunud. Riik on öelnud, et me teeme kõik võimalikke muid ettevõtteid. Näiteks Pärnu lennujaam, see on läbi kukkunud. Kõik, mida riik hakkab ettevõtjana arendama, on üldiselt Eestis läbi kukkunud. Ja nüüd ütleb meil kaitseminister Pevku, et
me teeme tehase ja siis ütleb ta sinna juurde veel mingisuguse müstilise lause, mis iga kui keemiat tundva inimese jaoks, mida ma olen ka kolleegidega vestelnud, mõjub eriti jaburalt ja me hakkame lõhkeainet tegema põlevkivist. No mille pagana pärast on vaja kasutada põlevkivi selleks, et suhteliselt lihtsalt keemilist protsessi läbi viia, jääb kõigile mõistetamatuks, kust ta selle väite võttis ja siis pange tähele. See tehas maksab 100 miljonit, seda nad juba teavad. Ja selleks, et seda tehast uurima hakata, me peame tegema tasuvusuuringu, mis maksab 6-7 miljonit. No see laristamine, see bravuursus, millega 7 miljonit tasuvusuuring, üsna lihtsa keemiatööstus tehase jaoks, see jätab nagu arusaamatu mulje, pigem on see, et nagu nii paljudki on öelnud, kui midagi suurt kusagil ehitatakse palju rahaga, siis natukene ikka igaühe külge kleepub, ehk et see on üleskutse korruptsiooniks. Ja, aga nüüd kasutades ära sinu selliseid ekspertteadmisi, et seleta siis meile seda keemilist poolt, et kui tõepoolest siis selles diskussioonis on jooksnud läbi selline sõna nagu heksamiin, mida on siis väidetavalt vaja lõhkeaine tootmiseks ja seda siis võiks kuidagi, ma ei tea, sünteesida või mis iganes. See on lõhkeaine RX koostis. Oi, vapustab veel loomulikult. Ärme nüüd väga keerulised. Ei lähe. Ja, aga seleta siis seda, et okei, et meil on tõepoolest, meil on seda põlevkivimaa siis küllaldaselt, aga mis oleks nagu näiteks, kirjelda palun seda lihtsamat protsessi eksamiini loomiseks. Eksamiini loomiseks. Lähteaineks on formaldehüüd. See, mille sees kunagi, kui anatoomikumis laipu seal leotati, oli nagu põhiline aine, mille sisse nad pandi. Siis saab ühesõnaga eksamiin, saab nagu toorainet saab anatoomikum. No ütleme nii. Ja edasi järgneb sellele keemiline reaktsioon, mis on teada, ma arvan, umbes 150 aastat ja siis lõpuks valmistatakse sellest ka heksamiin, ehk et nagu küsimus ei ole mitte sellest. Aga kuidas me saaksime seda formaldehüüdi siis lõpututes kogustes, mida on vaja? Ükskõik millisest, kas või maagaasist või millest iganes, mida on massiliselt. Selleks ei ole vaja pöörduda põlevkivi poole, selles mõttes, et see põlevkivi jutt seal juures tundub nagu kõigile nagu selline natist välja tõstetud nagu asi, et kuidagimoodi veel põlevkivi väärindada. Ja veel kord, ega lõhkeaine tootmisel ei ole küsimus mitte selle keemilise protsessi keerukuses, vaid kogu ohutustehnikas, mis seal juures käib. Sellepärast arusaadavalt lõhkeaine võib lõhkeda ja tootmisprotsess peab olema selline, et ta tootmise käigus ei lõhkeks. Ja need küsimused on hoopis teistsugused. Nii et jällegi olukord, kus meil võiks olla seadused, mis salliksid, et eraettevõtja võib valmistada lõhkeainet, peab olema kooskõlas sellega, et ta teeks seda ohutult ja asjaolu, et riik ütleb, meie teeme seda nüüd ise ja ütleb seda väga kõmiseva häälega, tekitab nagu tänasel hetkel, kus riik on öelnud täpselt sama kõmiseva häälega kõigile läbikukkunud riigi ettevõtlus sammudele, see on hirmutav. Aga siin eraettevõtluse puhul on muidugi väga selgelt riigi roll kontrollida, kes on see eraettevõtja. Kontrollida, luua seadused, luua keskkond, mitte öelda, me teeme tehase. Aga ma nii pessimistlik ei ole, et iseenesest ma näen teatavaid suurepäraseid muutusi. Näiteks see, et me oleme teatud tardumusest vabannud. Aatomilektrijaama protsess ikkagi väikeste sammudega läheb nagu edasi. Kaitsetööstus areneb tegelikult edasi, seda tunnistavad ka inimesed, kes on olnud edukad siin ja ka lähivälismaal ja nii edasi, nii et tegelikult olgem ausad, see on 3 aastat mind absoluutselt ei huvita, kas seda toodetakse põlevkivist või sellest basseiniveest, kus sees ujuvad sinu väitel laibad, aga tähtis on see, et me saaksime lõhkeainet toota ja relvi toota. Ma ei öelnud, et me läheb mingem ma ütlesin, kust see... Et seda võiks Tartus toota anatoomikumi kõrval. Ma ütlesin, et anatoomikumis kasutatakse sama ainet. Priit ütles, et võiks minna anatoomikumis. Ma sain aru, et Toomemäele tuleb lõhkeaine tehas. No miks mitte, see oli anatoomikumi... See ei ole ammu enam Toomemäel. Ja see on teises kohas, aga ajaloolised ruumid on siiski alles seal, nii et ja Tartus on ju teatavasti ka suurejooneline püssirohukelder, ka ajalooline koht. Ja kus ongi olnud püssirohukelder päriselt. Löövipaaris võiks hakata tootma püssirohtu. Eksamiini, jah. Aga igal juhul jah, et see lõhkeaine tootmine on kõneks võetud, on väga hea, aga viis, mismoodi seda tehtud on, tekitab kerget õlakehitust ja see viis, kuidas seda on kommunikeeritud, on üsna omapärane.
ja loomulikult ega lõhkeainet on vaja, mürske on vaja, kõike on vaja selleks, et ennast kaitsta, nii nagu tarkust ka, kuidas droone õpetada ja mida kõike veel, et nii palju asju on vaja, aga see, kui riigi esindaja ütleb, et me teeme seda nüüd ise, mida aeg edasi, seda rohkem kõhklusi sellega on seotud, ausalt. Ja see kontrolli küsimus oli minu meelest väga aktuaalne, sest et jah, ma olen täiesti nõus sellega, et on tegu siin Rail Balticaga, on tegu Nordicaga või mõne muu taolise suure riigi või siis muu raudteetranspordiga, mis siis veab kaupu, et riik suudab ikka siiski kuidagi alla jääda turujõududele ja ma arvan, et ei tasuks enam suuri selliseid katsetusi teha, aga selge on see, et see lõhkaine tootmine ja relvade tootmine on selline asi, mis tõmbab endale nagu, kuidas öelda, nagu mesi ligi kõikvõimalikke kärbseid, kellel on selline Putini lõhn on juures ja ma olen tõesti kindel, et need kärbsed tiirlevad siis ka nende kaitsetööstuse algatuste üle, mis on Eestis on ja ma arvan, et ma palju ei eksi, kui nii mõnelegi üritajale on käsi ette pandud just nimelt selle tõttu, et mingisugused kunagi minevikus olnud sidemed on natuke kahtlased või kummalised ja mulle tundub, et riigi osalus, suur osalus või kuldaktsia omamine oleks siiski nagu mingis mõttes nagu hea garantii selleks, et keegi ei iga õhtu ei läheks sealt mingisuguste mälupulkadega minema ja viiks välja kogu meil on ka riigi kogemus, kus iga kord on juba riigiametite hulgas olnud inimesi, kes on läinud nii mälupulkade kui fotode kui millega iganes minema. Siin on tegelikult riigil võiks olla ja parlamendil võiks olla üks roll veel, et kui me peame ja me teame, et lõhkeainest on puudus, relvadest on puudus ja meil on tegelikult võimekus seda ise toota, ükskõik kas see pärineb siis sinu mainitud basseinist või põlevkivist, aga kui meil on teadmine ja võimekus seda toota, siis tegelikult peaks või võiks riik mõelda sellele, et äkki selle valdkonna kuidagi tegevust soodustada, võib-olla neile teha maksusoodustusi. Ja ei ole üldse halb variant, sellepärast et leedukad on seda teinud. Ongi ju luua eeldusi ja keskkonda ja kontrollida situatsiooni ja mis iganes, et see puudutab ka relvatootmist, see puudutab absoluutselt kõike, mida ühiskonnal vaja on riigi asi luua olud, et see muutuks soodsaks, kuna kui nõudlus on relvade ja lõhkeaine järgi, siis oleks ju mõistlik, et inimesed, kes on ettevõtjad, saavad oma kapitali paigutada selle sisse, saavad teenida selle pealt legaalset tulu ja täidavad reegleid, mille tulemusena ei reeda nad ühte, teist või kolmandat asja, ei tööta kellegi muu kasuks, kes meie vaenlased ja nii edasi. See ongi riigi oskus. Aga riigi oskus olla ettevõtja, antagu mulle andeks. Eesti viimase 20 aasta kogemus on selline, et häbi pärast tuleks maa alla vajuda. Üks õnnetus teise otsa ja seda jätkata veel sellises tundlikus valdkonnas, nagu on riigi kaitse, oleks minu meelest tohutu viga. Nüüd sa tood ainult ühe näite, Auvere jaam, eks? Too veel mõni samasugune näide. Priit, Rail Baltica, Pärnu lennujaam, palju meil ikka vaja on, et et kui palju kahjusid on vaja kanda, et tekiks arusaam, et poliitilises otsuses sündinud soov olla ettevõtja on viimane asi ja seda teevad inimesed, kes elu sees ei ole teinud ühtegi tööd, päris tööd, ei ole olnud ettevõtjad, ei ole olnud tootjad, ei ole olnud mitte midagi ja nemad teavad, kuidas otsustada, kuna me oleme riik ja me teame, kuidas otsustada. Kedagi pole süüdistada, ise käisime valimistel, ise valisime, valijad omakorda moodustasid fraktsioonid, astusid ühest toast teisest kolmandasse, siis tuli valitsus, siis tuli järgmine valitsus. Ja ega nüüd ongi, et nüüd nagu teistpidi, vaata see on see, et korp tuubist välja läinud hambapastat samal moel sinna tagasi ei saa, et see ongi ju meie valimiste põhimõte, et meil ei ole nii-öelda majoritaarset valimissüsteemi, valijasaadikut tagasi kutsuda ei saa ja selle tõttu nii ongi, et ega valimissüsteem tingib võimaluse, et me saame vabalt valida, nii vabalt kui see on, aga ega siis see ei tähenda seda, et me peaksime pärast valimisi vait olema ja kui valitsejad teevad vigu ja plaanivad liikuda suunas, mis on selgelt õnnetu,
et me ei peaks ühtegi sõna ütlema. no jaa, no üldiselt mul on selline tunne, et see on kaks sellist tendentsi, mis on Eesti puhul olulised ja mõlemad võib-olla mõlemad kahjuks ei ole nagu väga olemas. Kui me lõhkeainest räägime, siis meile kõige lähemal, no mitte kõige lähemal olev riik, aga kui me vaatame näiteks kõige lähemal olev demokraatlik riik on Soome, kes toodab kõikvõimalikku moona, on tootnud seda moona läbi aastakümnete hoolimata sellest, et nad olid seotud Nõukogude Liiduga selle kummalise või ka orjastava vastastiku majandusabi pakti kaudu, mis tegelikult ju ei oleks tohtinud soomlastel üldse mitte midagi teha, ei relvastuda ega lõhkeainet toota, tänapäeval me näeme, et suur osa või oluline osa ka snaiperi padrunitest toodetakse Soomes, mis on nagu mingid eriliselt sellised nagu peened asjad, milleks on vaja väga kõrget tehnoloogiat, neil on väga hea oma relvastuse tootmine, toodavad suurepäraseid soomukid ja mida kõike iganes. Ja aga me võime küsida, et miks nad seda siis tegid, kui nad olid samal ajal mõnikord, võtame naljatada, et Soome oli selline Nõukogude Liidu tallaalune maa, et nagu selline allasurutud koduperenaine, kes pidi kõike seda tegema. Sellepärast, et neil on kogu see iseseisvuse mõte oli neil kogu aeg olemas olnud ja läbi aastakümnete nad hoidsid ühte liini. Nad teadsid, et Soome iseseisvus saab põhineda sellele, et Soome suudab ennast kaitsta järgnevates konfliktides ja kavalusega nad suutsid seda teha isegi siis, kui nad olid Nõukogude Liiduga suurtes sõprussuhetes. Ja see näitab, et neil on olemas väga pikaajalised eesmärgid ja nad suudavad 50 aastat mingi eesmärgi nimel töötada. Nüüd Eesti puhul pigemini ma ütleksin, et meil ei ole pikaajalisi eesmärke, valitsuste vahetused väga kiiresti viivad pikaajalised eesmärgid ära, rääkides kunagi ühe Riigikogu juhatajaga, ütles ta mulle, et vaata, et rääkisime siis pikaajalistest plaanidest, ta ütles, et vaata, mul on siin sahtlis 40 Eesti Vabariigi strateegilist plaani, et kuhu me peaksime järgnevate kümnendite jooksul minema. Keegi neid ei vaata, keegi neid ei loe, tulevad uued valimised, tuleb uus valitsus, otsustab, et me teeme seda, teist, kolmandat, neljandat, tellib võib-olla mõned uued strateegilised plaanid, need torgatakse jälle sahtlisse ja sinna samasse need jäävad. Aga see, mida vaja on, et riik elaks ja edeneks, selleks on vaja pikaajalisi strateegiaid ja nende pidevat elluviimist läbi erinevate valitsuste, on ju? Aga need strateegiad, sinu poolt mainitud 40 on kindlasti vähe või tähendab, võib-olla selles sahtlis oli neid 40, tegelikkuses on neid rohkem, aga muidugi on strateegiaid vaja koostada. Probleem on tõesti see, millele sa, Priit, juhtisid, et sageli strateegiaid koostatakse strateegia enda pärast ja mida mitte keegi kunagi ei rakenda, et tegelikult see on see koht, kus riik peaks kontrollima, kas just nimelt riik, kas või parlament, kas tõepoolest strateegia, mis seab kindla eesmärgi kindlaks aastaks, kas see ka siis rakendub ja kas see on rakendatav? Seda tubli tööd on teinud ajaloos juba Riigikontroll ja järeldusele jõudnud, et tõepoolest neid strateegiaid on rohkem, kui iial täitmiseks võetud on. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab Kuku raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd siis natukene asjadest, mis on seotud Ameerika Ühendriikidega, seal läheb teatavasti suureks mölluks lahti, juba 2 päeva pärast tuleb uus president, kellel väidetavalt on esimeseks päevaks oma 100 presidentaalset korraldust juba valmis pandud, võib-olla pühapäevast alates Ameerika Ühendriikides jääb seisma TikTok, millel on 170 miljonit kasutajat, aga need ei ole need teemad, millest me pidime rääkima. Me räägime sellest, et Eesti valitsus ei ole rahul ametist lahkuva Ameerika Ühendriikide presidendi, see oli siis Joe Biden, tema valitsuse otsusega piirata osale Euroopa Liidu ja NATO liiklusriikidele kõrgtehnoloogiliste kiipide müüki. Ja teatavasti on siis maailm jagatud selles Bideni vaates 3 osaks, ühed on need, kellel üldse midagi müüa ei tohi, teised on need, kellel tohib kõiki kõrgtehnilisi kiipe müüa ja siis on veel sellise nagu pooletoobised, poole arenud või poole arvulised või kuidas seda öelda, kuhu kuuluvad siis näiteks nii Eesti, Läti, Leedu
kui ka Poola ja siis Lõuna-Euroopast ka mõningad riigid ja India, natukene Aafrikat, No jaa. Araabia riigid, Jah. väga palju. et kellele ei maksa siis seda kõrgtehnoloogilisi kiipe müüa ja no kahtlemata, et siin on välisminister Tsahkna on lubanud selle asja, siis nimetas otsust vastuvõetamatuks, ma arvan, et uus president kohe pärast seda, kui Tsahkna on midagi taolist öelnud, muudab Jaa, kohe. Bidenaalse Tsahkna ei korralduse ära. olnud üksi, tema Läti ja Leedu kolleegid tegid ka sama avalduse. Poolas, mis on tööstusriik, on tekitanud see tohutut vastuseisu. Ma mäletan, ma olen ühes sellises riigis juba elanud, kuhu ei müüdud kõrgtehnoloogilisi kiipe ja lugesin ajalehest täpselt samasuguseid uudiseid. Mulle tundub, et ajalugu kordab ennast farsina. See on nii, aga olukord on tõepoolest tõsine, sellepärast, et ega me võime ju analüüsida põhjusi. No üks asi on loomulikult see, et mis on kõikuma löönud, on teatud tüüpi usaldus. Ja oludes, kus me näeme, kuidas rõõmsal määral või rõõmsal moel on rääkinud Tsahkna nagu kõik muud nende pooletoobiste riikide esindaja, oi, kui hea läbisaamine meil on ameeriklastega, nad on meie kõige peamised liitlased. Kui kõige peamine liitlane ei ütle sulle, miks ta keelab täismahus näiteks kõrgtehnoloogia siia tuleku, põhjusi on arutatud. Et esiteks on see, et need riigid tekivad. Olgu öeldud, et nende riikide hulgas on ka näiteks Šveits ja Portugal, kus tõepoolest Vene ja Hiina esindatus on tavatult suur, nii nagu ka Aafrika paljudes riikides. Nüüd võime küsida, et aga mis siis, et nad ei müü nii palju ja nii uusi ja et tuleme ikka toime. Tegelikkuses on kõrgtehnoloogia, mis on seotud AI-ga ehk tehisaruga tänasel hetkel nii teaduse, inseneeria, meditsiini kui mille iganes jaoks eluliselt oluline. Ja see, et täna veel näiteks, need on piiratud ära mitmete tuhandete kiipidega nüüd, kui palju nendesse riikidesse võib müüa seda tehnoloogiat või kui palju võib üle anda õpetussõnu, mida on tehisarude jaoks valmis teinud siis superarvutid. Nüüd, kui me sellest rongist maha jääme ja põhjused tõenäoliselt on meis endas, et me lekime Venemaa suunas, me lekime Hiina suunas ja probleeme on väga palju, võib-olla veel midagi, mida me tahaksime ju teada välisministeeriumist, mitte arutada siin raadiostuudios ja ise välja mõelda, mis need olla võivad. Ka Tsahkna peaks siis nagu oma välisministeeriumi saadikutega tulema ja ütlema, et mis on see põhjus, seal on ju põhjus. Aga kui me sellest maha jääme, sellest rongist, see tähendab seda, et tegelikult me jääme nii teaduse tegemisel kui tehnoloogia arendamisel kõvasti maha, sellepärast, et ega maailm ju käsitööd enam ei naudi või Aga kas mitte globaalne risk ei ole ka see, et maailmas on üks sisuliselt monopoolne nende samade mikrokiipide tootja, mis asub Ameerika Ühendriikides, ehk siis probleem on selles, et kellegi käes on monopol, kes suudab dikteerida kogu maailma poliitika. See on loomulik monopol. Ei tohiks olla loomulik monopol. See on loomulik monopol. See on see, kui palju Ameerika Ühendriikide investorid ja riik on panustanud selle tehnoloogia arengusse. Ühe ettevõtte. Seal on mitmeid ettevõtteid, neid ettevõtteid on palju. Nvidia on vaid üks nendest, tegelikult see komplekt on palju suurem, kes õpetab tehisarusid välja. Maailm on jagunenud niimoodi, et valdav osa nendest kiipidest toodetakse Taiwanil, osa Lõuna-Koreas, tootmine on jagunenud, mitte keegi ei ole takistanud ega keelanud olla Eestil täpselt samasugune innovatiivne skepsis, rahapuudus ja mis iganes on põhjustanud selle, et me ei ole lihtsalt selles klubis ja see monopol on täitsa loomulik ja kui see loomulik monopol on tekkinud, mida me tavatseme siin kritiseerida, et kuidas on nii läinud, et miks ei ole Euroopas sellist asja, Euroopa reguleerib. Ameeriklased investeerivad, see on nagu teadaolev situatsioon ja tänasel hetkel on see geniaalne tehnoloogia välja töötatud Ühendriikides ja Ühendriigid saavad aru, et see on sõjaliselt, tehnoloogiliselt, majanduslikult võtmeküsimus, samamoodi nagu oli seda mingil hetkel internet, mille ka seal inimesed välja töötasid ja ega meil võib olla raske taluda seda, et me oleme pooletoobiste hulka arvatud, aga järgmisel nädalal loodame me kõik, et me saame teadmist juurde, mis lood sellega on. Nvidiagi on tegelikult kritiseerinud seda Bideni otsust ja põnevaks läheb. Ja natukene võib-olla tausta veel see, et neid tootjaid on tegelikult hästi palju, nad on päriselt ka palju, suurimad võib-olla on siis tõepoolest Taiwani TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Intel, teatavasti Samsung, Qualcomm, Texas Instruments, Broadcom
ASML ja Nvidia. Nvidia on tegelikult ainult üks nendest. Nvidia tähtsus on selle juures, Nvidia on väga tähtis selle tõttu, et nende graafikakiipe kasutatakse tehisaru treenimisel rohkem kui kellegi teise oma, et see on tegelikult jällegi selline huvitav juhus, et kui hakati tehisaru treenima neid suuri keelemudeleid LLM-e, siis selgus, et just nimelt graafikakaardid olid selleks kõige paremad, selle tulemusena kadusid graafikakaardid turult ära, ehk poisikesed, kes tahtsid oma mänguarvuteid upgrade'ida, siis nad nägid, et poole aasta pärast saavad oma uue mingi RTX-i kuskilt osta ja nüüd siis on kui tehisaru on muutunud siis juba nii oluliseks ja rohkem neid läheb tarvis. Nüüd tootmine tõepoolest on peamiselt Taiwanil, väga suured 4 suurt Taiwani tehast, kes neid seal toodavad, aga minu küsimus on, kuna ma ei ole selle ala asjatundja kuskilt otsast, minu küsimus on siis nagu see, et Eesti teatavasti suuri keelemudeleid ei treeni, Eestis neid ka ühtegi ei ole. Ja... On olemas treenijad, meil on olemas konsortsium, kus me osaleme ja ääri-veeri seal treenitakse. Superarvuti lumi peal, mis on nagu soomustega koos. See on meie, ma arvan, et me oleme selles lumis, me oleme sellised pooleteramehed. Oleme pooleteramehed. Et me saame laevaga käia üle Soomes ja seda superarvutit seal ka natuke näppida, aga ma arvan, et see on väga hea, et me selles pundis oleme. Aga tegelikult milline siis, et meil on see nagu selline emotsionaalne suhtumine, appi, nad ei müü meile enam neid kiipe, mis me nüüd teeme. No ma arvan, et elus midagi erilist ei muutu. Suudetakse ka siis nendest, kuidas sa, Marek, ütlesidki, surnutest seda heksamiini toota. see oli nali ühesõnaga, et suudame heksamiini toota ja mitmesuguseid muid lihtsamaid asju ja vähehaaval siin valada betooni ka. Aga milleks Heksogeeni, milleks siis Eesti Vabariigil õieti neid nii kõrgtehnoloogilisi kiipe üldse tarvis on, et ma... Vaata, ega see ongi niimoodi, et meile tundub, et praegu ei ole. Meile tundub, et meil on lihtne öelda, et et teeme selle tehase, teeme teise tehase. Tulevikus tähendab see seda, et mida kiipidest rohkem pungil ja tehisarust rohkem pungil on tööstusinseneeria, ka teadus, ülikoolid, õpetamine, kõik muu selline. Seda kiiremini toimuvad teatud protsessid, seda täpsemad nad on, seda parem on kontroll. Lõppkokkuvõttes, mida me tahame? Me tahame öelda, et me tahame droone toota, me tahame oma kaitsevõimet kasvatada. No, olgem ausad. Ei panda drooni sisse seda Nvidia kiipi, no jumala pärast. See droon on suhteliselt primitiivne. Nvidia kiipi sinna ei panda, küll aga pannakse sinna kiip, millel on tohutute summade eest välja koolitatud tehisaru kaalud, mis on samamoodi väärtus, mida ei müüda niisama enam edasi. Ja erinevalt Strandbergist tõesti meie Priiduga sel teemal väga palju kaasa rääkida ei oska, aga mis murelikuks teeb on see, et nii mõnigi teadlane ja nii mõnigi infotehnoloogia ettevõtte juht oli sellepärast väga murelik. Järelikult see tänast päeva ikkagi kuidagi mõjutab. See mõjutab ju väga otseselt, see mõjutab meie tulevast ülikooli korraldust, teaduskorraldust, see mõjutab... No, aga korraldame siis selle ümber. Ja see, seda tulebki teeme teha. Arengukava. Ja ei, me peame tegema arengukava. Lauasahtlisse 41. Ma ütlen, et tegelikult on nagu tänasel hetkel või järgmise nädala peamine küsimus see, et ma loodan, et head kolleegid, ajakirjanikud ka tunnevad huvi aina rohkem ja rohkem ka Välisministeeriumilt, et mis pagana põhjus võis olla selles, et sellisel moel meile nii-öelda küll mitte ust veel, aga siis nii-öelda ukse lävepakku näidati ja öeldi, et teie triip on siin, siit üle ei tohi tulla. Ja ma arvan, et seal on nagu sügavamad põhjused, kui me siin nagu ette kujutame. Üks oletus, mida nii-öelda erinevates gruppides on arutatud, ongi see, et me lihtsalt lekime. Ja aga nende teiste riikide hulgas, vaata, Marek, nende teiste riikide hulgas, kui sa vaatad seda kaarti, siis see kaart on solvav selles mõttes, et selle kaardi peal on samal tasemel Eesti, Leedu, Poola, Sri Lanka, Tadžikistan, Kasahstan, Usbekistan. Aga mõelgem ja selle... sa räägid mingist lekkest, need on täiesti erinevad riigid. Ei, aga kus sa kindlad oled, et me oleme erinevad? Meile tundub, et me ei leki samamoodi nagu Kasahstan. Aga võib-olla me lekime. Võib-olla Bideni all olev informatsioon on natukene teistsugune kui meil.
küsimusi on väga palju, saage aru, et seesama otsus on tekitanud nii suure hulga küsimusi. No absoluutselt, me vaatame kõige poole, me vaatame välisluure poole, me vaatame kaitsepolitsei poole, me küsime, mis toimub. Me küsime seda, mis toimub, sellepärast, et Vene piir on oluliselt pikem Soomel, aga ometi on nad nii-öelda päris riikide hulgas. Meil on ta lühem, aga ometi oleme me Sri Lankaga samal pulgal. Vaata, siin on üks Aserbaidžaaniga ka, vabandust, väga Palun väga, aga küsigem siis, et mille poolest Eesti ja Aserbaidžaan on sarnased? Vaata, siin võib-olla kui natukene seda pilti laiemaks sikutada, siis see on üks järjekordne näide selle kohta, mis maailmas laiemalt toimub. Et me oleme harjunud selle mugava sellise külma sõjaaegse maailmaga, kus on sellised suured homogeensed plokid, Ameerika Ühendriigid, siis on Euroopa Liit, siis on Hiina, India ja nii edasi, nii edasi. Need, kui me... NATO on ka. Ei, ma mõtlen selliseid, ma ei mõtle sõjalisi blokke. Et mäletame väga hästi seda, kui palju kirjutati ja räägiti siis, et mida püüab siis nii-öelda Putini ja Venemaa diplomaatilistes läbirääkimistes, mida saavutada. Nad üritasid survestada Eestit, Lätit, Leedut, ma ei tea, Poolat, keda iganes, meenutage aastat umbes 5 tagasi. Ja iga kord öeldi, Euroopa Liit on ühtne piirkond, ühtne territoorium ja räägib ühel häälel. Et ära püüa nii-öelda taguda kiilu ja iga ühega saavutada mingisugused erinevad lepingud. Ühesõnaga me saime sellest nagu protsessist üle ja lõppkokkuvõttes siis Putini Venemaa õppis selle asja ära, et ei ole mõtet nagu taguda seda kiilu, sellepärast et Brüssel või Euroopa Liit räägib Brüsselis ühel ajal. Ja vaata, kuhu me nüüd oleme jõudnud. Vaatame lihtsalt siia kõrvale, lihtsalt seda kiipide kõrvale seda, kuidas Trump on käitunud siis Gröönimaaga. Tema ütlused selle kohta, et kui vaja, siis ta ei välista sõjalist jõudu selleks, et Gröönimaad ära võtta ja soovib tingimata seda liita ja nii edasi. Rentida. Nii edasi. Ja vaatame, mis siis toimub rahvusvahelisel nagu see õnnetu Mette Frederiksen, Taani peaminister, natukene ehmunud näoga, ütleb, et ei, me oleme küll valmis nagu koostööd tegema, aga müüa me ikkagi ei saa. Siis Gröönimaa siis omavalitsusorgan räägib ka, et ei, me ikka tahaksime ise nagu neid asju ajada, siin võime muidugi läbi rääkida, aga ma ei kuule mitte midagi, mida ütleks selle kohta niimoodi tugeval häälel nii-öelda... Kaja Kallas. No midagi ta on öelnud, aga see on selline nagu väga, väga vähe, aga me ei kuule seda ühtset häält ja minu meelest see on see kohutavalt mage, et Trump, kes juba esindab Ameerika Ühendriike, kotib seda Taanit ja Gröönimaad ja Euroopa Liit nagu... Aga see paistab nagu see oleks üldse ja täpselt seda sama asja soovib ka Putin. Lõhkuda plokid ära ja pidada läbirääkimisi jõupositsioonilt nende väikeste osadega ja saavutada see, mida sa tahad. Ja minu meelest see on üks kõige ohtlikumaid tendentse. Just, ja see kaart, mida te võite Postimehest sel päeval täna just vaadata võrgust, ju seda kirjeldabki. Kiil on vahele löödud, ida ja lääne vahel. On tekkinud digitaalse külma sõja ajastu, kus meie oleme osa digitaalsest eesriidist. Mõelge, ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd Eesti rahvaarvust ja Eesti rahvaarv on kasvanud tänu rändele peamiselt 10 aastat järjest, aga nüüd ei aita enam rännegi ega sõda Ukrainas ega pelgupaiga otsed maailmas. Statistikaameti esialgsetel andmetel elas 1. jaanuaril 2025 Eestis 1 miljon, küll oleks tahtnud öelda miljard, aga no ei saa, 1 369 285 inimest ehk 5402 inimest vähem kui aasta tagasi, ehk aastaga on Eesti kaotanud 5402 inimest peamiselt selle tõttu, et lapsi on vähem sündinud ja rändega saabus riiki möödunud aasta 13 826 ja läks ära 13 278 ehk praktiliselt sama palju inimesi, mis on iseenesest ka väga huvitav asjaolu, aga alates 1919. aastast on see teine või 3. aasta, kui nii vähe lapsi üldse on sündinud. Jah, armastame ennast võrrelda naabritega. Lätis ei lähe hästi. Läti
rahvaarv on kahanenud veerand sajandiga 30%, Leedus 20%, Leedus on küll kahanenud peamiselt mitte sündimuse tagajärjel, mis on suurem kui Eestis, vaid väljarände tõttu. Meil on rahvaarv kahanenud veerand sajandiga 13%, aga jah, reaalsus on see, et eestlasi elab meie riigis alla 1 miljoni ja venelasi on siin 300 000 pluss muud rahvad ja elanike arvu vähenemine aastaid ja aastaid on kõige kiirem olnud Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Ehk siis tegelikult jõuame selleni, et üks asi on rahvaarvu kahanemine ja teine asi on see siseriiklik rahvaarvu muutmine. Mis mind natukene hämmastab, on prognoos järgmiseks 50 aastaks, mis ütleb, et 50 aasta pärast on Eesti rahvaarv umbes 1,2 miljonit. No, pagan võtaks tänapäeva maailmas sellist prognoosi, mina küll teha julgeks ja uskuda ka ei julgeks. Tead, miks seda on lihtne teha? Sellepärast, et rahvastikustatistika on selles mõttes hämmastav asi. Algandmed on kogu aeg olemas. Kogu aeg on olemas nende inimeste hulk, kes on juba sündinud, me teame, kui palju neist on naised, kui palju mehed, me teame, kui palju on sünnitajaid, mis vanusest, millise vanuseni sünnitatakse, kui palju nendel jõuab lapsi olla. Jaa, aga Priit, sega korra vahele. Efekt oli see, et alates 1919, kui hakati reaalselt tegema seda korralikku statistikat, ei ole sündimus olnud nii madal viimasel 3 aastal. Kuidas see nii on läinud? Kuidas me 50 aastat ette saame vaadata? See on kõik. No just 50 aastat me saamegi ette vaadata, et tegelikult see pilt, mis meil täna on ka, ütleme, 50 aastat tagasi ju ennustatav olnud ja väga paljud rahvastikustatistikad, küll mitte 50 aastat, aga 30 aastat ette ennustamine on see tänaseks. Ei ole olnud ette ennustatav, ei väljaränne, ei sisseränne, ei surmade arv, ei keskmine elu. Jaa, aga 50 aastat ei ole. Meid huvitab sündivuskordaja, et kui me rahvastiku vananemine ka. No jaa, aga kui me vaatame siis nagu laiemat pilti, et jättes kõrvale selle lihtsa statistika selle kohta, millised on meie elutingimused ja kõik muu, siis ega inimeste käitumine loomulikult on ju selline, et ega keegi ei osanud tõenäoliselt omal ajal ette ennustada ei väljarände Euroopast, Ameerikasse ega Iirimaalt üsna hiljuti või ka Eestist ja olud ju tingivad selle ehk, et kas inimene jääb siia või mitte, on oludest sõltuv ja kuna olud ei ole enam ainult nagu see, et kas maast on kartulit võtta ja kas ma nälga ei sure, vaid kõik võimalikud muud asjad veel, siis iseenesest ju sündimuse, mida on ka Ene-Margit Tiit korduvalt rääkinud ja selgitanud, et ega sündimuse küsimus on valdavalt seotud inimeste keskkonnaga, turvalisusega ja jätkusuutlikkustundega. Ja kui see on kehv, ükskõik millistel põhjustel, siis inimesed lähevad lahku, järglasi ei tule, otsivad muid võimalusi mujal elamiseks, mida me oleme ju ka Eesti puhul näinud, kus hinnanguliselt umbes 100 000 eestlast on elanud ja ma ei tea, kui palju elab täna Soomes ja kõik need tegurid on selles, kus olud on need, mis määravad ära selle, kas inimene tahab siia tulla või ei taha siia tulla, kas ta tunneb siin perspektiivi või mitte ja see on nüüd küll nagu selline asi, mis on väga palju poliitikute teha, poliitikate kujundada ja see puudutab tõepoolest alles jäämise strateegiaid, milliseid siin ühe või teise tegelase lauasahtlis, ma saan aru, on 10, kui mitte 100. Jah, aga siia tuleb lisada, et Itaalias on sündimus samasugune või isegi natuke madalam kui Eestis, mis on tegelikult hämmastav, sellepärast, et müüt on see, et lõunapoolsetes riikides on laste saamine. Sündimus langeb kogu globaalselt igal pool maailmas. Välja arvatud Aafrikas. Välja arvatud ja Sahara tagune Aafrika. Ja, mis on tegelikult, kui vaadata nüüd kaarte, kus kohas on siis sündivuskordaja selline, et rahvastik ennast taas ei tooda, siis on see peamiselt Ameerika Ühendriik, terve arenenud maailm, ka Venemaal on asjad üldiselt väga kehvad, aga Aafrika ja osa Aafrikast on sellised, kus siis on sellised uhked sündimuskordajad, et neid kaarte on terve internet täis. Hüpates tagasi meie eelmise teema juurde, mis seotud tehisaruga. Pange nüüd tähele.
et sündimus ja inimeste hulk ei pruugi olla üldse see, mis määrab tuleviku heaolu ka inimeste, keda on võib-olla rahvastiku mõttes vähem nagu eestlasi, selle määrab ära see, kui palju on võimalik igapäist elu ohutul moel automatiseerida, robotiseerida ja mida kõike muud teha. Ehk et iseenesest me oleme tagasi sellega, et kui me täna oleme olukorras, kus me oleme pingutanud kõik võimalike trikkide, keeldude ja millega iganes, et sundida inimesi sünnitama ja paljunema, võib-olla see lahendus on hoopis selles, et meil on vaja kaitsta seda, et meil oleks kättesaadav kogu see tehnoloogia, mis vabal läänel kasutada on selleks, et oma igapäine elu seada korda mugavalt ja hõlpsalt ja võib-olla pärast seda tuleb ka sündimus. Kuidas sa oled Eestis täheldanud seda, et keegi oleks sundinud kedagi sünnitama? Ma parafraseerisin veidikene neid nii-öelda üsna ulmelisi sõnavõtte, mida vahel Eestis ikkagi öeldakse, et peab ülikoolis hariduse saanud inimeses ja koha peale jätma lootuses, et äkki ta siis ka paljuneb ja see on nagu äärmuslik asi. Ma ei arva seda niimoodi ja ma õnneks näen seda, et see ei ole muutunud veel massiliseks, aga see on selline ääre peal oleva arvamuse no, aga sisu. on ju kõlanud ka poliitikute suust ikkagi see, et kui on alla 2 lapse, siis peaks kõvasti rohkem maksma. Ja meenutagem seda sama nii-öelda uljast välisminister Tšahknat, kes ju ütleme, sellest ei ole möödas sajanditki, kui ta tuli välja ideega, kuidas Eestis võiks lühikese ajaga olla tervelt 2 miljonit inimest, nii et utoopiaid on igal pool, aga lahendus peitub, ma arvan, hoopis mujal. No 2 miljonit ei ole ju mingisugune uus idee, et selle ideega tuli välja juba Konstantin Päts enne teist maailmasõda, kus ta rääkis ka ideest 2 miljonit eestlast, ma ei tea, kuskil aastatuhande lõpuks saavutada, aga jah, et need tendentsid terves arenenud maailmas on sellised, nagu nad on ja ma arvan, et no minu arvamus on küll see, et tasub selle nimel vaeva näha, tasub mõelda ja arutada selle peale, et kuidas Eestis rohkem lapsi sünniks, et see tee, et käed eemale, ärge sel teemal ei tohi keegi mitte midagi rääkida. Sel teemal peab rääkima. Sel teemal peab rääkima, peab kõiki kuulama, et see on nagu hädavajalik lihtsalt, et mille pärast me seda riiki siin peame siis, kui mitte eesti keele, kultuuri, rahvuse säilmiseks, mitte selleks, et siia külla tulnud inimestel oleks siin tore elada sellel maalapil ja me teame, et siin on väga hea elada, aga ikka selleks, et meil endil oleks ja meie lastel ja lastelastel ja kõikidel teistel oleks siin hea elada. Ja kahtlemata, et ma arvan, et selles osas ka ei maksa nagu erinevatel poliitilistel ringkondadel teineteist nagu väga hoogsalt naeruvääristada, et see võtab kõik nagu annab asjale siukse viletsa meki. See, et eestlasi oleks rohkem, see on ilus ja hea eesmärk. Nii on, aga jälle, eks ole, eestluse ja eestlase tähendus on see, et võimalik, et nagu ma ütlesin, et ega me ei tea iseenesest, millise muudatuse kogu see muutunud tehisarvuline maailm ka meie rahvuse, riigi ja keele püsimisse toob ja tuleb olla igas aspektis avatud. Vastab tõele. Ühesõnaga vastuse leidmiseks tuleb pöörduda ChatGPT poole. Tänaseks paneme siia punkti, kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.